on 6. veebruar. Oleme suusatanud kusagil ligi pool tundi ning oleme retkega jõudnud Ohepalu soo peale. Ja siin ristub meie tee Põtrade käilerajaga. Seal taamal on näha Ohepalu oosid ning meie peaksime varsti jõudma Ohepalu järve äärde. Jahimehe paberitega matkakaaslase arvates sattusime hundi jäljerajale. Kas see ka nii on? Ei tea. Aga pole ju ka võimatu. Ja nüüd siis oleme jõudnud Ohepalu järvele. Ja nüüd on meie sihiks seal taamal üks kõrgem küngas, mis võib kontrollimisel osutuda isegi Harjumaa kõrgeimaks tipuks. Ohepalu raba on nüüd ületatud ja ees ootab meid tõus Oosile. Ja siia ronimiseks on sulaselgelt kõige mõistlikum suusad jalast võtta. Meie tuju ja tempo paranes märgatavalt, sest pärast Oosist üles ronimist avastasime enda eest hooldatud suusaraja. Sõita on lausa lust. Oosi peal kulgevalt hooldatud suusarajalt keerasime alla ja nüüd kulgeme sihukest rabade vahelist poolsaart mööda. Ja meist paremale võsa taha jääb väga huvitava nimega Litsemäe raba. Huvitav, kust kohast küll see nimi pärit on? On sul mõni versioon? Aga Litsemäe kohta võiks rääkida palju lugusid. Näiteks muiste räägitakse Kalevipoeg, enne veel, kui ta jõudis Saarepiga juurde. Tundis ka parem sellist mehelikku kihku enese niuetes ja tulles siia, leidis siit sellise kuhila varmaid naisi, mille pärast seda hakati kutsuma selliseks, ütleme, see paistis kaugelt nagu mägi. Ja seetõttu, ütleme niimoodi, rahvasuu ei peta selles küsimuses, on see raba, ma ei taha öelda, mille pärast see maapind siin nii püdel on saanud nimetuseks Litsemäe raba. Ma arvan, et Jüri Kuuskimaa ei saaks seda paremini öelda. Aitäh, seltsimees kultuuriteadlane. Palun. Need suusajäiled tõid meid välja Saksaare talukoha juurde. Aga siit edasi enam jälgi ei lähe. Ja meil tuleb teha valik. Kas minna edasi Valgejõele või otsida üles üks metsavaheline tee, mis vana kaardi peal oli olemas. Nii et peame pisut aru ja vaatame, mis edasi saab. Aga näib, et siin talus on täitsa korralik elamine. Kardinad on akendel ees. Oi, pliit, lauanõud. Palju hulgena koht, kus puhata ja süüa teha. Ja tundub, et uks on vist kõigil avatud. Jäime ikkagi oma esialgse plaani juurde, aga nüüd oleme jõudnud välja Valgejõe äärde. Tamur proovib jääkõvadust ja näib, et ta ei ole millegagi rahul. Tänu jõele on meie liikumine muutunud taas oluliselt nobedamaks. Ainus pisiasi, et kes iganes seda jõge siia kaevas, oleks võinud seda sirgemalt teha. Siinkohal lahkume Valgejõelt selle kena pisikese majakese juures ja jääme lõunapausile.
nüüd siis liigume vahelduseks autoteel edasi järgmise sihtpunkti poole. Siseneme keskpolügooni territooriumile. Tee on lahti. Punast lippu maistis ei ole. Seega täna öösel peaks meil siin loodetavasti rahulik olema. Kell on 9:30 hommikul. 9:30? Ja Tamur võitles selle nimel, et lõke taas käima saada. Näib, et see on tal isegi peaaegu õnnestumas. Ainult näib. Jah. Laagrikaik on meil üks imeilusa vuliseva ojakese ääres. Selline näeb välja meie magamispesa. Ööbida oli tegelikult üllatavalt mõnus ja soe. Õhtul paistis küll alguses, et on tulemas külm, tähed särasid kirkalt, aga ühel hetkel tõmbas taevas pilve ja isegi tuli sükest kerget väikest lund. Lumesortsu. Ja ei läinudki väga külmaks. Nüüd siis oleme lõpuks taas liikuma saanud ja kulgeme mööda sellist autoteed keskpolügooni territooriumil. Nüüd on siis meie ümbruses näha juba jälgi ka militaartegevusest. Siin on mingisugused kummalised rajatised. Nii, vähemasti sissepääs paistab olevat tähistatud noolega, et keegi ei peaks seda kogemata väljapääsuks. Ja ma olen sees ei käinud, aga see tundub olevat majutuspunker, kus kohas siis meeskond elab, töötab. B-kompanii teine rühm 2005. Tõepoolest majutus. Istumislavad siit ja sealpool magala. Näiks see nii. Jah. See on meie punker. Ja siin siis, nagu ma näen, on tegemist maakeeli öeldes kaevikuga. Kas 7 militaarteadlasel on võimalus nüüd oma sõna öelda? Absoluutselt, näita oma tarkust. Kaevik, jah, see ütleme maakeeli ja maarahvas ja talumatsid inimesed asja ilmselt nimetaksidki. Aga siin on tegelikult hästi ettevalmistatud ühe jalaväe jao positsioon. Orienteeruvalt 10 mehe positsioon. Väga hästi tehtud jooksukraavidega, kõik on just nurga all, et ei ole võimalik ühest kaeviku servast teisi tule all hoida. Et on tehtud hästi. On toestatud piisavalt mõistlikult. Seal kaugemal on ees näha tõenäoliselt kaudtuli imitatsiooni lõhkemise, ütleme niimoodi, jälgi. Nagu sildid näitavad, kulgeme me edasi pikki keskpolügooni piiri ja seda sama teed on meil nüüd jäänud veel minna umbes 5 kilomeetrit. Mingil kummalisel põhjusel on siin polügooni piiripunktis tõmmatud punane lipp poolde vardasse. Laskusime oosilt ning nüüd on tee kõrval selline masinaga sisse aetud suusalada, kuid meie suuskade jaoks on need jäljed liiga kitsad. Pärast oosilt laskumist oli tee peal vahepeal hästi palju sõrajälgi. Tundus, et mets ja kari on tee peal käinud. Aga nüüd sealt taamalt on juba näha Ohepollu küla, mis tähendab seda, et meie seekordne matk on jõudmas lõpusirgele.